Mina olen Liis ja mina olen hambaarst ja tulin teile täna rääkima hammastest ja mida teha, et meil need kõik ilusad oleksid. Ma hakkan teile siia peale joonistama ja siis hakkame koos meisterdama. Mis te arvate, mitu hammast on inimesel suus? Nii, mis arvad? 32, väga õige vastus. Aga mitu piimahammast on inimesel suus? No, ja? 20. Väga õige. Nii, aga mis te arvate, mitu hammast teil on suus? Olete ära lugenud? Kas mõnel on veel mõni piimahammas või on kõik juba uued hambad? No, mis sina? Mul on siin üleval ja siin all piimahambad. Ja teate, lapsed, et teie olete need, kellel on siin kõige rohkem hambaid suus, sest teil on veel mõned piimahambad, aga uued jäävhambad on juba teil ka lõua sees peidus. Et igaüks saab nüüd ühe hamba ja hakkame siia meisterdama hamba peale nüüd neid asju. Ja nüüd me hakkame siis mõtlema, kuidas saaks nüüd niimoodi, et sellele ilusale tervele hambale ei tuleks ühtegi auku, et mida peaks tegema. Selle jaoks me hakkan teile tegema sellist äraarvamismängu. Nii, olete kuulnud siis sõna nagu bakter. Kes on bakter? See, kes teeb inimese hammastele auke. Milline see bakter välja näeb? Kas keegi on näinud bakterit oma elus? Sööbike pisib võib öelda, aga kui nad teevad haiguse meile, kas keegi siis kunagi ei ole neid näinud või? Nad peavad ju olemas olema. Miks me neid ei näe? Sest nad on pisikesed. Need on hambast väiksemad, et hamba sisse auku teha. Nad on hambast väiksemad, jaa. Ja kui me võtame mikroskoobi hästi suure, siis me näeme neid, nad on nii väikesed. Kui see hammas on, vaadake, ütleme nii suur, siis see bakter on veel väiksem kui see täpp. Mul nii väikest pliiatsit ei andki, ta on nii tillukene ja sellepärast me neid ei näe. Aga nüüd on selline raske küsimus. Kui see bakter on nii väikene ja see hammas on nii suur ja kõva, kuidas ta saab siin auku teha? Ja? Need bakterid paljunevad. Õige, neid on hästi palju, need on nagu suur sõjavägi. Neid on nii palju. Ka saab ühe väikse augu. Jaa, aga kas te teate, mis teevad bakterid tugevaks? No, mis te arvate? Jaa, no, ütle sina. Meie söömine. Söömine. Mis toitu nemad kõige rohkem armastavad? Magusad. Ma ei tea, mida veel. Mis siis juhtub, kui bakterid söövad palju magusat? Kas keegi oskab öelda? Mis nad selle magusega teevad? Jaa. Paisuvad suuremaks. Bakterid lähevad. Mis keegi veel arvab? Paisuvad suuremaks bakterid magusega. Ja mis sina arvad? Et tuleb rohkem aina juurde. Jaa, nad kasvavad. Jaa. Magust asi aitab neil rohkem suuri auku teha. Jaa. Teate, nad teevad selle magusaga nii, et nad seda nagu lõhuvad ära selle toidu ja teevad selle magusa üheks hapuks asjaks, nagu happeks suus. Ja see happe nüüd ongi, mis teeb hamba nagu pehmemaks pealt. Ja siis, kui hammas on juba pehmem, siis nad ronivad sügavamale hamba sisse. Tuleb jälle sööki, jälle midagi magusat, kas jooki või sööki. Jälle nad lagundavad selle hapuks asjaks. Pöödaksegi väga harva. Kui meil jääb nüüd see mõte meelde, et kui bakterid on nagu suur armee, nad on nii tillukesed, aga nad selle meie toidu, mis me sööme, muudavad nagu hapuks ja see hapu teeb nagu hambad pealt pehmeks ja vaat siis hakkavadki nad augud tulema. Kas kõik on näinud nüüd seda auguga hammast? Kas te näete, et kuhu maani on see auguga hammas jõudnud? 2 auguga hammast peaks kõndima ringi siin on ju. Vaadake jah, vaata, et üks on terve, see on kõva, vaadake kui kõva hammas, see on nagu luud, on nii kõva, nagu kivi moodi. Ja isegi, kui kukud maha hammastega, siis võib küll puruks minna, aga muidu on hammas väga kõva, aga bakterid vaikselt teevad. Ja nüüd on nüüd 4 asja, mida me ise saame igaüks teha, et oma hambaid kaitsta. Ja nüüd ma hakkangi siis selle joonistamisega pihta. Teie püüdke ära arvata, mis ma joonistan ja siis joonistage sama pilt oma hamba peale. Hakkame pihta. Nii. Joonistame kõigepealt siia õun. Kas õun teeb hamba terveks?
mis ma siia veel teen? Ehk mis asjad need on? Ehk mis söögid need on, mis meie hammastele võiks olla head? Tervislikud söögid. Joonistage igaüks oma hamba peale nüüd mõni tervislik asi. Ja võite siia juurde, kuidas ise soovite ja kirjutage sinna juurde söök, et teil jääks meelde. Mis söök see võiks olla? Ja vaadake, kui te sööte tervislikult, see ei ole mitte ainult teie hammastele hea, see on teie lihastele vaja, luudele, kõikidele asjadele on ju. Et see on üks asi, mida te saate iga päev teha selle jaoks. Et mõtlete, aha, mis ma tahaks, õudselt tahaks midagi näksitada. Mis ma nüüd võtaks? Ainu, mõtlete, et võtaks näiteks šokolaadi. Võtaks näiteks, no mis teil meelde tuleb? Siis mõtlete, aha, võtaks jäätist. Jäätis on väga hea. Jäätist võiks võtta küll, aga magustoiduks oleks parem, on ju, et mitte niisama igaks toiduks. Nüüd järgmine pilt tuleb nüüd. Mis te arvad? Oi, kui kenad. Ma pärast kõik teie pildid vaatan üle. Ja siis mis me siia püüame joonistada? Tublid lapsed! Mida tähendab vesi? Miks on vesi hammastele hea? Sest et see puhas. See värske ja... Õige. Just, et kõige parem janujook on ka vesi. Ma teen siia ühe tassi. Te võite joonistada lihtsalt vee või kuidas teil endal on. Ma tegin siia kraani. Te võite teha lihtsalt veetilgad ka. Nii ja. Ma teen tassi, kus sees on vesi. Vot, ja võite siia juurde kirjutada ka. Ma panen neid hambad. Pane siia hambad, jah. Vesi. Nii. Oi, kui ilusad teil tulevad. Nii. Nii, piimahammas on siin veel. Kas kõik nägid väikest piimahammast ka? Ei näinud sina. Ma ei näinud seda ilusat hammast ka. Sina ei näinud ilusat hammast ka? Nii, piimahammas on. Vaata, näitame sulle ka ilusat hammast. Oi, kui ilus. Väga ilus. Sa tegid tassi, milles on sinine vesi sees. Väga ilus. Nii. Oi, kui ilus. Väga ilus. Kas kõik on nüüd nägid need päris hambad ka ära? Suured hambad, väiksed hambad. Väga kaunis, väga kaunis. Sa oled ilukast näinud seda ilusat hammast või? Ilusat, vaata, siin on sellised hambad mul. Täpselt sealt. Vaata, ühed on nagu ühe juurega hambad, teised on nagu mitme juurega. Sina ei ole ilusat hammast näinud. Vaat, siin on nüüd ilus hammas. Ja see on nüüd auguga hammas. Piimahammast ei näinud sina. Näe, see väikene, vaata, kui väike on piimas ja kui suur on jäävhammas. Tervislik söök ja vesi on need kaks. Mõneti natuke nagu lihtsat, aga väga tähtsat asja. Nüüd tuleb selline asi. Huvitav, huvitav. Mis see nüüd tähendab? Tublid! Aga mis see kell võiks tähendada? Aega. Ma tahtsin siia joonistada sellist asja nagu puhkust. Et 3 tundi puhkust. Mis tähendab, et 3 tundi peaks saama hambad puhkust? On raske küsimus. No. 3 tundi puhkust söömisest. Õige. Hea oleks, kui me hambad saaksid iga päev 3 tundi puhkust söömisest. Ehk siin söövad ära, siis puhkavad 3 tundi. Siis söövad ära, siis jälle puhkavad 3 tundi. Kui vahepeal tahaks õudselt midagi süüa selle vahepeal, siis kõige parem on vahepeal juua vett või sellist mingi tervislik snäks on ju. Kui ei jaksa oodata 3 tundi puhkust on ju. Et joonistage nüüd igaüks puhkus. Võite joonistada ka padja. Näiteks hammas magab. Võite teha ka kella. Kuidas ise tahate? Ja ma kirjutan siia alla puhkus. On ju. Siis on võib-olla lihtsam aru saada. Puhkus. Niimoodi. 3 tundi. Võite ringi ka ümber teha kellale. Kuidas tahate ise teha? Ma tegin niimoodi täppida ja igaüks teeb oma lemmiku, kuidas tahab ise. Kirjutage puhkust siia. Kui kõik on valmis, siis ma hakkan seda viimast asja meisterdama. No nii, no väga armas. Nüüd tuleb viimane pilt. Huvitav, mis meil nüüd siia tuleb? Tublid!
aga mis ma nüüd veel kirjutan siia? Mis need numbrid võiks tähendada? 2 korda päevas ja mis see teine 2 võiks tähendada? 2 minutit. 2 minutit. See on nüüd väike liivakell. See on tehtud laste jaoks ja nad panevad see endale vannituppa, hakkavad hambad pesema ja kella panevad käima. Ja kui nüüd see liiv siit ülevalt alla jookseb, siis saab 2 minutit täis, et ei läheks meelest ära, et kui kaua peaks pesema. Hambapasta. Nüüd ma võtsin kaasa erinevad hambapastad. Nüüd selline küsimus teile. Milline hambapasta nendest on kõige parem? Esimene. Mis on hambapasta? Nii. Kolmas. Miks te arvate, et see 3. kõige parem on? Minu arust 4. Sellel on maasika maitse. Maasika maitse. Mille järgi me peaks hambapastat valima? Nii, no mis sa arvad? Nii, mis sina arvad? Selle kallimuse järgi. Kallimuse, sa arvad, kõige kallim on kõige parem? Mõnikord on, aga mõnikord ei pruugi olla. No, päris raske küsimus. Hoiab hambad väga terved ja puhtad. Ja, aga peaks olema ju kõik hoidma. Teate, mis te arvate, kui me loeks, mis siin kirjas on? Ma loen, mida ta sisaldab ja iga hambapasta peale peab olema kirjutatud, mis siin hambapasta sees on. Kõik hambapastad pesevad meie hambad puhtaks, aga mõne hambapasta sees on üks selline aine, mida on uuritud, targad mehed ja naised on seda uurinud, teinud teaduslikke uuringuid ja leidnud, et vaat see asi teeb meie hambad tugevamaks. Ja selle sõna nimi on fluoriid. Ma panen selle isegi siia peale. Pange ka endalt sinna kirja. Vaat see on üks selline sõna. Fluoriid. Nii, sõna inglise keeles tuleb see sõna. Mis see inglise keeles on? Inglise keeles öeldakse fluoride. Eesti keeles kirjutatakse nii. Ja näiteks selles hambapastas, kui ma siit loen, on see sees olemas. Ta on hästi väikeselt siia alla kirjutatud, aga ta on olemas. Kui ma näiteks seda hambapastat siin uurin, siis vaat, selle sees seda ei ole. Ja see hambapasta, kui see aine seal on sees, mis ta nüüd teeb? Ta teeb selle hamba pealmise kihi tugevamaks, et need bakterid ei saa seda hammast nii kergeks pehmeks teha. Ja nüüd targad mehed ja naised uurisid ühte asja, kas see äkki teeks hammast tugevamaks ja teist asja. Ja nad koos leidsid, et kui te iga päev pesete hambapastaga, mis sisaldab seda asja, see ei ole tähtis, mis nimega see hambapasta on, vaid tähtis on see. Ei tulegi ära. Siis need hambad lähevad sul terveks ja nendest ei tulegi auke. Ja veel üks mõnus nipp teile, mis te võiksite meelde jätta. Kui te hambad ära pesete, kõik siit pealt hamba puhtaks. No siit ei saa pesta, on ju, sest see on ju juur. See on hamba sees, luu sees peidus. Siit ülevalt pesete hammast. Siis ärge peale hammaste pesemist. Suud kõvasti veega loputage. Sülütage lihtsalt välja. Ja siis mõtlete, hambad lähevad tugevamaks. Jätke see nipp endale meelde. Sest jälle targad mehed ja naised uurisid ja leidsid. Lapsed, ja suured ka, kes peale hammaste pesemist suud veega ei loputa, nendel on 3 korda tugevamad hambad. 3 korda vähem auke. Ma küll ei loputa, kui ma pesen. No võt, sellise väikse nipi võite endale tänasest meelde jätta. Ja. Nii, nüüd ma tahaks üle vaadata, kas kõik said kõik pildid tehtud 4 pilti? Jaa. Väga hästi. Pange oma nimed peale, keerake ringi, pange nimi peale ja nüüd ma annan teile preemia. Ja preemiaks meil on sellist asja. Te saate igaüks endale valida, mis teile endal rohkem, ühe bakterikreepsu. No need on nüüd välja mõeldud bakterid, nagu 1 silmaga ja mõni on siin 2 silmaga, on ju. Ei hambasööbikutele on sellised kleepsud tehtud teile, ise võite valida. Äkki õpetaja aitab mul neid nüüd jagada iga ühele ja kõikidele on veel nätsu ka, sest et te nii tublid. Aga selline küsimus nüüd teile, kui te... Kõikidele nätsu. Mina teile muidu väga palju komme, aga mul ei ole hammastel. Nii, kõikidele jätkub mul siin mitu karpi. Nii, võtke endale nätsu. Ja pange niimoodi, jah. Ja teate, ma tegelikult mõtlesin, et äkki paneksime nad kõik, need teie ilusad hambad korraks tahvli peale,
ja siis teeme nendest koos pilti, siis on meil nagu näitus hammastest. Nii. Pange siia rohkem niimoodi, et siis meil jääb nagu kõik kokku. Väga kaunis. Õpetaja, miks need teised pommid seal on? Kas panen siia üles või? Jah. Needib nii. Ei, minu oma. Teate, kohe lõpeb. Ma tahan teid kiita, teite väga tublid, nii targasti oskasite vastata, nii ilusti meisterdasite ja ma väga loodan, et meil jääks meelde need 4 asja. Mis siis oleks? Et see hammas püsiks terve. Esimene siis oli, vaatame, mida me sööme, vaatame, mida me joome. Siis anname hammastel vahepeal puhkust. 3 tundi. Ja mis see viimane tähendas? 2 korda 2. 2 korda 2 minutit. Ja see peame siis fluoriidiga hambapasta. Need 4 asja. Söök, vesi, hambapasta, puhkus. Fluoriidiga hambapastat. Igatahes. Teen teile tšau, tublid lapsed. Tšau.